Väga hea. Tere tulemast Dali podcasti. Te olete kindlasti üllatunud, et miks on see hääl nii maskuliinne ja mõnus. See on sellepärast, et mina, Martin Raadik, täna intervjueerin Dalid tema sünnipäeva puhul. Ja kui sina lõpetad sahistamise, siis loodetavasti on see heli ka väga okei. Ma arvestan, et sa juba alustad. Okay. Aga ma alles ennast siin setin. Ja minu eesmärk täna on siis natukene kompida sinu mugavustsooni, et mis küsimusi on võimalik sinu käest küsida. Ja sa ise ütlesid, et sa lõikad nagu väga piinlikud küsimused välja, seega ma ei hoia ennast tagasi. Ehk siis tere tulemast ka minu poolt, armsad kuulajad ja vaatajad. 50 saadet on selja taga, 51. saade on minu endaga. Ma mõni aeg tagasi küsisin Instagramis, et kas ma võiks teha rohkem monosaateid. Ma pole väga ammu teinud monosaadet. Ja siis teie tagasiside oli selline, et jaa, palun monosaateid. Ja siis sealt hakkas see mõte hargnema ja siis tuli hoopis idee, et äkki peaks, kuna saade tuleb välja minu sünnipäeval, et äkki siis peaks tegema minu sünnipäeva puhul intervjuu minuga. Ja me oleme kasutanud siin, tõenäoliselt sa küsid ka mõned nendest küsimustest, mis läbi sotsiaalmeedia mulle tulid selle üleskutse peale. Nii et kui sa veel ei ole minu jälgija eelkõige Instagramis, siis võt kohe follow ma, sest seal on kõige värskem info. Martinit tasub ka follow, tal on ma räägin elektriautodest palju, et kui teid huvitab see teema. Ei ta ainult elektriautodest, sa räägid ka kommunikatsioonist ja nagu üldse inimpsühholoogiast ja sellest ka. Jah, igast erinevad. Aga okei, anyway, let's hit the road ja naudime. Ja et teen nagu väikse nagu tiiseri ka, ma vaatan neid küsimusi, mis on tulnud sotsiaalmeedia läbi, siis ma näen, et väga palju küsitakse sinu paarisuhte kohta, näiteks küsitakse sinu karjääri kohta, et kuidas sa said nii-öelda palgatööst siis Dali karatiks, siis jah, mingi sinu hirmude kohta ja ühesõnaga, me võtame kõik need teemad ette ja võtame ükshaaval läbi. Aga, ja siis ma vahepeal küsin mina ka enda provotseerivaid küsimusi, et eks vaatame kaugele jõuame. Aga Krista... ära isegi ütle nimesid, et kes nagu vaata... Siiri. Okei. Toomas. Okei, selge. Ma ei ütle nimesi siis, et... Ei, ma just mõtlen, et see nagu ei oma otseselt nagu mingit tähendust. Krista praegu kuulavad. Minu küsimus tuleb. Okei, no ütles. Või no tegelikult on suva. Tegelikult on suva, okei. Tere Krista, aitäh, et sa selle küsimuse küsisid päris pika ka. Lühidalt sa küsisid seda, et Dali, räägi seda lugu, et kuidas sa tulid palgatöölt ära ja hakkasid iseenda asja tegema. Ja nii, et mis sinust sel perioodil toimus, siis kas see oli sinu jaoks natukene leap of faith ja kuidas luua eneseteostusalast selgust ja kergust ja kuidas astuda hirmudest üle. Ühesõnaga palju küsimusi selle sama teema kohta, aga räägi seda lugu, et kuidas sina hakkasid enda loomega tegelema? Minul on see palgatööst ettevõtjaks nagu pendeldamine käinud tegelikult paar korda. Kõigepealt ma ju tegelesin kirjutamisega. Ja siis oli ka, et ma olin palgatööl, otsisin kogu aeg erinevates töökohtades seda ideaalset, mida ma teha tahan. Samal ajal kogu aeg kirjutasin vabakutselisena. Ja siis, kui ma sain koondamisteatest, stjuardessi ametist, testimonelist, siis ma sain aru tegelikult sellest, et ma olen otsinud kogu aeg, siis ma sain esimest kord aru, et ma olen otsinud kogu aeg seda, mida ma teha tahan, aga samal ajal ma olen kogu aeg seda teinud. Ja siis ma otsustasin, ja siis ma hakkasin vaatama, ma otsustasin kõigepealt, et ma ei lähe rohkem palgatööle, vaid, et ma kasutan seda koondamisrahasid ja kõike seda, ja mul oli siis olin paari suhtes, partneril oli kõrge palk, mis tähendas seda, et mul oli võimalus katsetada seda osa või seda nagu, jah, et äkki ma ei pea minema palgatöö tagasi. Ja siis ma hakkasin mõtlema seda, et okei, et ma tahan tegeleda kirjutamisega tol perioodil ja
ma olin kogu aeg endale rääkinud lugu, et kirjutamisega ära ei ela. Ja siis ma hakkasin vaatama, et aga kui ma peaksin elama, et mida ma peaks muutuma selleks, et ära elada. Ja siis ma sain aru, et okei, et ma olin kogu kirjutamise olin tegelikult ainult kitsendanud vabakutselise ajakirjanduse peale. Ja kuna Eestis on honorarid sedavõrd väikesed, siis tõepoolest vabakutselise ajakirjanikuna igakuiselt ära ei ela. Aga see ei ole ainuke kirjutamine, mis on. Seega ma hakkasin võtma sellest, et kui ma varem vaatasin kogu seda kirjutamise hobi hästi kitsast perspektiivist, siis ma hakkasin seda laiendama ja siis ma tegin endale oma firma Kirjuta OÜ ja hakkasin pakkuma sisuloome teenuseid. Ehk siis lisaks sellele vabakutselisele ajakirjandusele ma hakkasin tegema sisuturundust, ma hakkasin tegema kodulehtede sisusid, ma nagu hakkasin laiendama kogu seda asja. Ehk et kui see öelda küsimus, et üks point selles, et kuidas siis tulla palgatöölt ära ja oma asju hakata tegema, ongi see, et vaadata seda oma valdkonda võimalikult laialt, et nagu suurendada või laiendada seda potentsiaalselt sissetulekut kohti ja selle võrra nagu vähendada seda ärevust, et kas ma elan ära või kas ma saan seda piisavalt raha. Ja teine kord, ehk siis see oli aastal 2012, 2013, ütleme, ma sain jõuludeks sain koondamisteate ja siis tegelikult kogu see firma loomine jäi 2013. aasta algusesse. Ja teine koht, kus ma tulin nagu jõuliselt nii-öelda palgatöölt ära ja hakkasin tegema oma asju, on tegelikult värskelt nüüd 2021 suvel. See, mida Krista seal mainis 2019, kui ma teist korda stjuardessi töölt ära tulin, siis tegelikult oli niimoodi, et jah, et ma olin nagu palgatööl, aga ma suutsin seal olla ainult mingi 4-5 kuud. Ja siis ma tulin selle palgatöölt tulin ära, aga samas mul tegelikult oli kirjutaja firma oli suht aktiivne. Et siis ma tegelikult lihtsalt nagu jah, et seal tegelikult ei olnud nagu seda nagu väga suurt muutust mu elus. Et kuna mul see oma firma oli nii aktiivne, et siis ma lihtsalt panin sinna veel rohkem nagu jõudu ja tööd, energiat sisse. Aga mida ma tooksin välja on just nimelt praegu sellel suvel, 2021 suvel nii-öelda, et see nagu tunne on sarnane, kui mul oli näiteks 2012 oma ettevõtted luues, või 2013 siis, ja tõenäoliselt see, mida Krista seal räägib ja küsib, oli mul see suvi. Kuigi ma ei ole palgatööl töötanud juba 3 aastat, on ju. Aga sa tegid teiste inimeste jaoks tööd? Aga ma tegin teiste inimeste jaoks just. Ehk et mul oli üks suur klient, kellele ma tegin turunduse ja sisuloome ja sotsiaalmeedia halduse teenust ja siis selle kõrvalt tegin oma Dali asju. Ja sel suvel otsustasin siis, et ma lõpetan temaga koostöösuhted ära ja hakkan ainult oma Dali asju tegema. Ja see energia taga oli nagu sarnane. Kuigi see vorm nii-öelda poolt palgatöö vorm on ju. Ja kuidas ma sinnamaani jõudsin sammhaaval tegelikult. Et kui ma veel kui ma veel näiteks praegusega võrreldes aasta tagasi oli mul umbes niimoodi, et ma mingi 60-70% oma tööajast müüsin kellelegi teisele ja siis seal vaikselt 20-30-40% panin Dali tegemistele, siis ma hakkasin aina rohkem seda protsentuaalset jaotust vastupidiseks viima. Et see ei teinud nagu vähe nagu külma vette hüppamist, vaid et see järk-järgult, eks ole? Ma ei teinud seda järsku, sellepärast, et see on närvisüsteemile hästi suur väljakutse. Meie rooma ja aju, kes vastutab meie ellujäämise eest, läheb nagu niimoodi punasesse, et see lihtsalt on nagu, lihtsalt liiga nagu, see on robustne lihtsalt. Ma ei taha, ma ei ole oma olemused väga robustne, et mina hakkasin seda nagu sammhaaval tegema, mis siis nagu reaalselt tähendas seda, et ma hakkasin vähendama oma kirjutaja klientide arvu ja hakkasin suurendama seda aega, mida ma iganädalaselt või igapäevaselt Dali asjadele panin. Kuniks mul jäi üks klient ja siis mul oli juba, ma ei tea, 50-50 see ajaline jaotus ja siis ma nüüd jätsin ka selle viimase kliendi ära ja tegin ainult oma Dali asju. Kuidas sul rahaliselt oli, et kas selle hetkel, kui sa viimase kliendi andsid nii-öelda ära, kas sa siis juba tundsid ennast mugavalt või siis oli natukene ebamugav seda klienti ikkagi nagu ära anda? Rahaliselt kõige suurem ärevus oli mul tegelikult siis, kui ma tegelikult natuke üle aasta tagasi täpselt jõulude ajal
ärevus oli kõige rohkem siis, kui ma märkasin seda, et ma ongi mingi 20-30% ajast panen oma asjadele ja 60-70% ajast panen teistele. Ja siis ma otsustasin, et siis oli küll niimoodi, et ma 2-3 kuuga, siin ongi oktoober, november, detsember aasta tagasi, tõmbasin oma kliendid suht jõuga 2-3 kuu jooksul nagu hästi väikseks, et mul oli võib-olla enne mingi siuke, ütleme nii-öelda rahvli siuke 10 nagu püsiklienti, keda ma teenindasin ja ma jätsin selle 3 kuu lõpuks alles endale äkki mingi 2-3. Aga kuidas see nagu rahaliselt oli, et see oli ka sujuvalt, eks ole? Ja ei, rahaliselt ta tegelikult oli ju ka nagu ikkagi väga suur muutus oli ja siis oli nagu hästi suur ärevus, sest et Dali teemad mul veel sisse ei toonud pidevalt. Aga samas ma märkasin seda, et mõni aeg hiljem oli niimoodi, et ma tegin oluliselt vähem tööd, aga samas ma sain rohkem raha. Ehk et nad läksid vastupidiseks. Jah. Millal sa ütleksid, et sa alustasid enda selle Dali teemadega üldse? 2 aastat tagasi. 2 aastat tagasi ja siis ütleme niimoodi, 2019. Ja et siis umbes 1,5 aastat hiljem sa olid nii palju kasvanud, et sa sisuliselt sa olid kohas, kus sa võisid nagu shiftida siis enda asjade tegemise peale versus siis teistele töötamise jaoks. No ütleme, kui ma mõtlen seda, et ma alustasin Dali asjadega 2019 sügisel ja praegu on 2021 sügisel, siis suures pildis võib öelda, et 2 aastat ja siis ainult Dali asjad. Ja et need toovad mulle nagu, nad ei too vaata igakuiselt sisse, sest mul ei ole praegu igakuist toodet, aga nad toovad mulle periooditi niimoodi siis, et ma iga kuu elan ära. Ja, just. Okei. Et kellele sa soovitaksid üldse nagu hakata nagu enda asja tegema versus siis palgatöö või asju? Selle enda asja tegemisel on hästi suur võlu, nagu see tundub hästi romantiline, et ma teen oma asja ja keegi mind ei kamanda, ma saan teha siis tööd, kui ma tahan ja täpselt seda, mida ma tahan ja kõik see. Reaalsus on see, et sa teed nagu, et kui palgatööl olles on kind of üks töökoht, siis oma asja tegema hakates on sul üle päeva lihtsalt mingi 7 töökohta. Sest et sa pead olema, kes iganes mida teeb, aga üldiselt ongi, sul on vaja olla turundaja, sul on vaja müügiinimene, pead olema, sa pead oma raamatupidamist tegema, sa pead oma mingit finantsplaane tegema, sa pead oma mingit turundusplaane tegema, sa pead reaalselt seda toodet või teenust tegema, et järsku oled nagu kõik. Et selles mõttes ta nagu on hästi palju... Ta ei ole tegelikult nii seksikas, kui inimesed arvavad või nii romantiline. Ja reaalsus on ka see, et kui palgatöölt tuled kell 5 või 6 tuled ära ja nädalavahetused ei tööta, siis oma ettevõtted teed nagu kind of... Ma ei saa tegelikult seda öelda, sest ma teen ikka väga vähe tööd. Ja palju sa teed nädalas tööd? Mitu tundi? Ma ei tea, sest ma ei tracki seda, aga ma arvan, et see on ka erinev. Näiteks nüüd, kui ma olin retriidil, siis ma olin nagu 12 päeva, iga päev 12 tundi tegelikult tööl, on ju. Ja näiteks homme mul on koolituspäev, on ju, ma lähen kell 8 olen seal ja tõenäoliselt mingi 6 kandis lõpetan, on ju. See on ka nagu pikk päev, 12 tundi, ei 10 tundi. Aga üldiselt ma arvan, et ma ei julge öelda nii pähe tundus. Ma arvan, et mingi 10-12 tundi nädalas. Jah. Kas sa, mida sa koged, kui sa seda ütled välja? Piinlikkust, et nagu, et ma ei tohiks vaata nii vähe töötada. Jaa, et see on nagu midagi, okei, kui ma isegi panen nagu mingi üle, et ma ei 20 tundi nädalas teen tööd. Nagu siuke poole koha jagu. Ja väga huvitav, et sa ja vaatame korraks seda olukorda, et vaata nagu häbi on natukene vist või, sest ta nagu ühiskonna standard on 40 tundi ja värk, et jah, mis sa arvad sellest? Siuke tunne on nagu, et kui ma teen vähe tööd, et siis ma nagu lugelen. Aga ma mingi räigelt lugelen. Aga see on nagu hea lugelemine. Sest tegelikult väga vaata, et ongi, et kuidas ma mõõdan seda, kas ma teen tööd või mitte. Et üks on see nagu reaalsed tunnid, mis ma olen arvuti taga, aga samal ajal mul on ka reaalsed tunnid, mis ma olen kaamera ees ja loon midagi. Aga mul on ka väga reaalsed tunnid, mida ma tegelikult ei tracki kuidagi. Aga on ka need, et suhtlemine näiteks Dali podcasti osas suhtlemine inimestega, on ju, millal nad tulevad saatesse, kõik see, on ju, või siis ka nagu ja ka uute kursuste loomine, ega see õnnelikkuse väljakutse, järgmist tase mina kursus, lahkumineku kursus, mis kohe tuleb, erinevad kursused, nad sünnivad, need ideed on sündinud hetkel, kui ma lebotan, kui ma lõdvestun, kui ma jalutan metsas,
kui ma istun kohvikus ja vaatan, kõrgutan jalga ja vaatan tänavale, kui ma reisin, kui ma ei tea, jutustan sinuga, et need ideed sünnivad nagu lõdvestudes. Aga samas need ideed on midagi, mida ma vormin oma nagu tööks on ju. Ehk siis kind of ma võin öelda, et lõdvestumine on minu töö üks väga väärtuslik osa, sest kui ma ei lõdvestuks, siis mul ei tuleks neid ideid. Just, et seega, et mul on tegelikult raske öelda, kui palju ma teen tööd. Ja see on väga tõsi, et tegelikult ei ole kuskil ju kirjas, et sa pead nagu vaeva nägema ja teatud tunnid täis tegema, et selleks, et et sellel on oma osa, kui sa tahad kuskil jõuda, et ka sina oled pannud oma tunnid sisse, et areneda sinna punkti, kus sa saad nii palju väärtust luua teistele inimestele. Aga samas maailm ja universum ja maailm ikkagi tasustab sind selle eest, et mis väärtust sa lood ja tegelikult vahet ei ole, et mitu tundi sa panid sinna, et kui sa lood väga palju väärtust lühikese ajaga, siis kuigi nagu ma ka sulle siin vahepeal kurdan, et mu nälg on tegelikult ikkagi nagu veits rohkem teha, et pigem on see, et ma pigem tegelikult tahaks nagu, ma ei tea, ma saaks iga nädal teha näiteks mingi 2 päeva sellist nagu täis arvutipäeva. Kus ma saaks nagu ka arvuti osas nagu kõik asjad, või 2 täis tööpäeva, kui ma saaks teha. Miks sa ei saa teha täis tööpäevasi? #ema. Kuna mul poeg käib lasteaias ainult 2 päeval nädalas, siis ma enamus ajad on kodulaps, eks ma enamus ajast olen lapsega, ehk et see nagu hakib ära hästi minu töö tegemised. Aga kui ma saaks 2 täispäeva teha nagu hommikust õhtuni töö, et siis ma, siis ma vallutaks maailma. Okei. Su ettevõtte nimi ongi Dali World, nii et. Dali World, nii et. Jah, okei. Minu maailm. Aga mis soovitust sa annaksid siin, et kui meil küsitakse, et ma ise olen praegu sellises seisus, olen hetkel juba 6 aega haiguslehel, haiguslehel jutumärkides, et järelikult ei ole nagu haige reaalselt. Võib-olla. Iga päev pean nendega kõnelusi, et kas mis tingimustel jätkata ülikoolis või tulla ära või ikkagi naasta kirjutamise juurde, et meil ses suhtes sarnane etapp. Ma võtan seda köhakombe. Sest mul natuke kurgus kriibib. Okas on kurgus, vaata siuke avalik esineja. Ja ma olen õudnen siin teisel pool seda olla, ma olen tavaliselt see küsija rollis. Aga doTERRA on koardikummid on hullult head, mis kui on midagi kurguga viigu. Reklaamiminutid nüüd levi. Minu kes tahab võtka ühendust, saab liituda doTERRAsse minu tiimi. Sorry, awkward. Et mida soovitada on ju? No mina täiega soovitan, et kuuldes seda Krista jagamist, siis tundub nagu seda, et mõistus räägib üht lugu ja tunne räägib teist lugu. Mõistus räägib, et see on kasulik, pean olema palgatööl, see on nagu mõistlik, see on arukas, see on ma ei tea, täiskasvanud asi, mida teha, nii tehakse, ühiskond surub, blablabla, on ju. Ja keha räägib teist lugu, ja keha ei taha reaalselt sinna tööle minna. Minu soovitus, kui ta küsib minu soovitust, on ju, minu soovitus on igal juhul kuulata tunnet. Et kui keha tasandil ikkagi on juba nii suur plokk, et see on nagu 6 aega, et ei ole nii, et ma nagu ei saa vahepeal käia, vaid ma nagu 6 aega juba olen nii-öelda haiguslehel, siis seal on ikkagi kehal väga konkreetne sõnum taga. Ja see ongi see küsimus, kellele sa truu oled? Laienda seda. Et kas sa oled truu süsteemile, kas sa oled truu ühiskonnale, kas sa oled truu oma, ma ei tea, vanemate sisse istutatud väärtustele või sa oled truu ise endale, oma tundele, oma tõele, oma selgroole, oma südamele, oma nagu tundele. Ehk et nagu kellele sa truu oled. Jaa, väga tugev, väga tugev statement ja sa varem mainisid seda ka, et sina tegid seda läbi selle, et sa tegid nagu järk-järguliselt, et sa ütlesid, et närvisüsteem saab nagu overloadi, kui sa seda nagu liiga järskult teed. Aga sama võib-olla, kui on nagu võimalus ongi, teha ongi sammhaaval, vähendada palgatöö koormust ja suurendada enda
asjade tegemise koormust, et viia seda balanssi nagu sinnapoole ja võib-olla laiendada siis neid sissetulekuallikaid, mis on siis väljaspool palgatööd, et siis on samamoodi see üleminek kergem ja sujuvam ja võib-olla, et ta ei peagi oma palgatöölt ära tulema, võib-olla on plokk lihtsalt selles, et seda ta ei taha 100% teha. Ja võib-olla kui poole kohaga, näiteks, et kui palgatööd teha poole kohaga, siis võib-olla see nagu entukas seal taga säilib. Et võib-olla ei olegi küsimus selles, et ma pean täitsa ära tulema. Võib-olla ma lihtsalt pean nagu lisama juurde midagi veel positiivsemat. Ja ma täiega sõidan siia sisse enda soovitusega ka on see, et sul on võimalik enda karjääri ka suunata selles suunas, kus kohas, mis suunda sa soovid, et see läheks. Et sul on võimalik öelda, et kuule, et ma sellega ei soovi enam tegeleda, aga ma soovin mingi muu asja võtta endale kätte. Nagu palgatöö sees on ju. Palgatöö sees, jah. Et sa ei pea nagu ettevõtet vahetama selleks, et tööd vahetada sisuliselt. Jah. Kuidas oled sa saanud üle hirmust muutuste tegemise ees? Kui ma pööran oma tähelepanu sellele hirmule, mis saab siis, kui ma ei tee seda muutust. Et kui ma toon nagu endale nagu valikus 2 varianti, üks on see hirm, mis minus on, kui ma teen mingid muutusi. Ja seal teisel kandikul mu ees, seal valikul on see, et mis saab siis, kui ma ei tee neid muutusi. Kui mu elu jätkub niimoodi, nagu ta on seni jätkunud või kui ma ei tee seda muutust, mida ma tegelikult on nagu südamel või mida ma tegelikult tahaks teha. Ja see ongi 2 rada. Ma teen selle muutuse, ma ei tee selle muutust. Ma õpetan seda 2 raja protsessi ka oma järgmist taseme mina kursusel. Vaieldamatult üks lemmikharjutusi kogu nagu kursuse vältel, inimestel siis osalejatel. Aga et piltlikult ühes praegu rääkides ongi see hirm, et ma ei tee seda otsust või ma ei tee seda muutust, on tavaliselt suurem kui see hirm, et ma teen selle muutuse. Ehk et kui ma mõtlen selle peale, et jah, mul on üks nagu mantra, mida ma endale kogu aeg korrutan, et mitte kogu aeg, aga nendel hetkedel, kui see on aktuaalne, et ma võin karta, aga see, et hirmu tunda on okei. Aga ma ei jäta midagi tegemata ainult sellepärast, et ma kardan seda. Et ongi, hirm on okei tunda. Ja hirm on ongi meie kasvamisprotsessist. Hirm on nagu biokeemiline tunne, mis tekib jälle läbi rooma ja aju meie kehas. See on segunenud erinevate adrenaliinihormoonidega lihtsalt. See on biokeemiline tunne, kui me hakkame minema liiga lähedale või väljapoole oma mugavustsooni. Seda mulli, mida me oleme mille sees me elame. Kui me hakkame sellele piirile, selle mulli piirile liiga lähedale minema või juba hakkame üle selle minema, siis taaskord meie rooma ja aju reageerib ja toodab meie kehasse adrenaliini, sest et tegelikult reageerivad meie mõtted. Rooma ja aju aktiveerib meil negatiivsed mõtted, mis kõik võib juhtuda, kõik negatiivsed stsenaariumid aktiveeruvad ja siis need negatiivsed mõtted loovad meie kehasse negatiivsed tunnet, ehk siis need negatiivsed mõtted aktiveerivad meie kehas erinevad negatiivsed hormoonid, stressihormoonid, adrenaliin ja kõik see ärevus. Ja siis see on lihtsalt biokeemiline tunne. Küsimus on lihtsalt selles, et kes juhib minu elu. Kas see biokeemiline reaktsioon mu kehas juhib mu elu või minu enda südame hääl, tahtejõud, otsustus, minu enda selgroog. Okei, oletame, et me istume siin laua taga ja sa koged seda nii-öelda hirmu muutuse ees. Kuidas sa ise ennast coachid sellest tundest läbi? Hingamine. Esiteks ma tulen kohale. Miks hingamine on oluline? Närvisüsteemi rahustab. Toob hästi palju nagu, kui me vaata jälle räägime seda jada, on ju, et me märkame tihtipeale oma ärevat tunnet. Nii, see ärev tunne on siis see hirm, on ju. Me märkame seda hirmu, hirm on meie kehas. Kuidas saab kehas see tunne? Kuidas see tunne tekib meie kehasse? Samme enne on mõtted. Ehk et, ja kus meie mõtted on peas. Ehk siis, kui ma olen siin peas oma mõtetega, siis ma olen ärev. Ja siis ma tunnen ärevust. Kui ma hakkan hingama, siis ma tulen oma kehasse. Ja siis ma tulen siit mõttest, siit meelest ära, ma tulen oma kehasse, aga siin kehas ei ole neid ärevaid mõtteid. Ja siis ma saan rahuneda.
ja närvisüsteem ongi kas siis kasti hingamine, 5 sekundit sisse, 5 sekundit hoian kinni, 5 sekundit hingan välja, 5 sekundit hoian kinni või siis lihtsalt näiteks 5 sekundit sisse, 5 sekundit välja, on ju. Et need on kõige tavapärasemad, mida ma kasutan, kui ma kasutan hingamist rahunemiseks. Ma ehk siis, et ma nagu hingan, ma märkan ja ma justkui nagu piltlikult öeldes nagu, ma märkan justkui nagu enda keha sees seda hirmu või seda reaktsiooni ja ma ei oska seda seletada hästi, aga ma nagu astun sammu tagasi. Et ma nagu observeerid selle kõrvalt. Nagu ma astun endast välja ja nagu laiendan seda pilti ja nagu näen, et okei, näed, mul reageerib see, mu mõtted on sellised ja minu selliste mõtete peale tuleb mul sellised reaktsioonid kehasse ja siis ma nagu luban enda reaktsioonidel olla, jälgin oma mõtteid, et ma ei keele endale oma mõtteid, aga tänu selle, läbi selle, et ma astun nagu endast välja korraks ja ongi vaatlen neid kõrvalt, siis ma ei samastu enam oma mõtetega. Tihtipeale ma kirjutan need välja, ma hakkan lihtsalt nagu välja kirjutama, et kirjutame siis välja, mis see lugu on, mida ma räägin, mis mind häirib, on ju. Ma kirjutan selle loo välja ja kui ma selle juba välja kirjutan, siis see juba hakkab lahtuma. Või siis ma lõpetan selle loo rääkimise tehnikat, kus ma ka lihtsalt, ma lõpetan, nagu panen järjest kirja, ma lõpetan selle loo rääkimise ette ja siis ma panen midagi, ma lõpetan selle loo rääkimise ette, ma panen midagi. Ja vahepeal ma lihtsalt nii-öelda nagu kirjutan kõik välja, mis kõik on nõme ja siis rebin selle paberi tükkideks midagi ja viskan minema. Ja siis kirjutan selle loo, mida ma tahan, et oleks. Vahepeal ma kurdan sulle, räägin välja vaata asju, on ju. Mis lugusid ma räägin, mis mul nagu närvi ajab, mis mind ärevaks ajab, mis mind reaktsiooni viskab, et ma räägin välja vahepeal, on ju. Kirjutan, räägin, vahepeal mõlemad, mediteerin, hingan, nutan, liigun. Mul coach Kristel õpetas ka hästi ägedat emotsioonide vabastamise tehnikat, emotrans tehnikat, mis samamoodi läbi mille ma siis lühidalt öeldes ongi, pööran tähelepanu sellele tunde oma kehas ja siis küsin, kus ta välja tahab tulla ja siis visualiseerin, kuidas ta välja läheb. Okei. Nii, ja sa oled seda kõike teinud, mida sa tavaliselt koged või kas see kaob sul kohe ära või ta mõnikord tuleb tagasi? Eks ta ikka tuleb tagasi ja siis ma teen neid samu asju uuesti lihtsalt. Iga kord ta tuleb tagasi natukene pehmemalt ja natuke leebemalt. Et ka näiteks see emotrans protsess, mida ma just nüüd vahetult rääkisin, seda ka selleks, et üks negatiivne mõte või üks negatiivne lause nagu täielikult kehas lahustuks või ümber pöörduda saaks. Mingi 3-4 korda on vaja seda protsessi teha. Oota, lihtsalt selle jaoks, et oleks selge, et räägi, kuidas see emotrans protsess käib? Niimoodi, et võtad paberi ja pliiatsi või siis mina kasutan vahepeal ka telefoni mingi notes või midagi. Ja ma kirjutan sinna üles ühe lause. Näiteks paberi peale kirjutad ühe lause, mis mind täiega trigerdab või mis mind täiega tekitab minus tugevaid negatiivseid emotsioone. Kirjutan ühe lause sinna peale. Kas sa oled mingi suvalise näite tuua, see ei pea olema üldse relevantne sinu ennast? Milline see lause võib olla? Näiteks, et ma ei saa sellega hakkama, näiteks. Inimesed kardavad, näiteks ongi mingi, või näiteks ongi, ma ei tea, see töökoha vahetuse näide on ju, et näiteks, et see lause võib olla näiteks, et ma ei tea, kui ma lõpetan palgatul käimise, siis ma ei tea, suren nälga, jään nälga, on ju. Ja see tekitab nagu mingi lause, mis tekitab hästi tugevaid negatiivseid emotsioone. Loed seda lauset ja siis tunned, kuidas see negatiivne emotsioon hakkab kehas kerima. Siis paned silmad kinni ja tunnetad, kus kohas see lause su kehas on. Paned näiteks äkki ta on kõris, on ju. Siis paned nagu vaikselt käed näiteks selle peale, natuke masseerid ja mudid ja nagu kuidagi proovid seda nagu tunnet liikuma saada siit näiteks kohast. Ja siis küsid selle koha käest, et kuidas sa selle emotsiooni käest, kuidas sa tahad väljuda. Ja siis tuleb mingi esimene vastus, kas ta tahab näiteks, ma ei tea, hingan välja, on ju. Kas ta tahab nagu, ma ei tea, aurustuda ära, kas ta tahab näiteks, ma ei tea, kuidas mingi kõus või nabapiirkonnas, et äkki ta tahab nagu, ma ei tea, läbi naba tulla välja või äkki tahab mingi kätest välja tulla või et kuidas ta tahab välja tulla ja siis visualiseerid, kuidas ta välja tuleb. Mul tihtipeale ongi, mis iganes on siin üleval pool tahavad nagu läbi hingamise välja tulla ja siis ma lihtsalt reaalselt nagu visualiseerin, kuidas ta välja tuleb. Nii, teen seda mõni aeg, siis teen silmad lahti, siis vaatan seda lauset uuesti, mida ma kirjutasin. Ja siis tunnen, et okei,
et nagu juba natukene neutraalsem. Aga et vaatan uuesti seda lauset ja kogen uuesti, mis iganes tunne tekib, kui ma nüüd seda lauset vaatan. Panen uuesti silmad kinni, lähen uuesti. Võib-olla see tuleb kuhugi uude kohta. Näiteks enne oli kaelas, aga nüüd näiteks on õlgades see sama tunne. Ja siis lähen sinna samasse uuesti sisse. Natuke mudin, panen kätt peale, toon rohkem ennast nagu tähelepanu sellesse kohasse. Küsin, kus sa tunnen seda tunnet ja siis küsin, kus sa väljuda tahad. Ja siis visualiseerin, kuidas ta väljub. Ja siis vaatan uuesti seda lauset. Ja siis ongi tavaliselt 3, vahepeal 4. Oleneb, ongi vahepeal 2 korda piisab, vahepeal 3 korda, vahepeal 4 korda. Kui on vaja seda samad protsessi teha. Ja nii palju, kui mina olen seda nüüd kasutanud ja ma olen seda päris aktiivselt kasutanud, kuna mul on väga mingid megaprotsessid olnud, et nii palju, kui ma olen seda kasutanud, siis iga kord see nagu lihtsalt nagu hämmastab, kuidas see töötab. Et, ja ma tegin seda Zanzibaril retriidil grupile ka, kõik 13 inimest kinnitasid, et täiesti mis harjutas. Nagu magic, kuidas see lihtsalt nagu vabastab seda negatiivset emotsiooni kehast. Ja lõpuks ongi niimoodi, et loed seda lauset ja siin ei teki seda negatiivset tunnet enam taha. Ja väga võimas protsess on see. Miks see ei ole hea variant, et lihtsalt, et mingisugune issue, mis mind takistab, et ma lihtsalt unustan ära ja siis läbi selle nii-öelda lahendan selle? Sest meie keha ei unusta seda ära. See on nagu mõistuse tasandil, ma unustan selle ära, aga keha raku tasandil on see meie kehas olemas. Ja see lihtsalt ei tööta. Võib-olla see töötab aasta, võib-olla töötab 5 aastat, aga siis kui ta tuleb näiteks mingisuguse kroonilise haigusena tagasi, siis pead igal juhul, ja kui sa terveks tahad saada püsivalt, siis igal juhul pead hakkama ühel hetkel tegelema. Ehk siis, et lihtsam on tegeleda kohe, mõttekam on tegeleda kohe. Ja. Kui suur seos on meie nii-öelda mõtetel ja meie tervisel? Kuule, küsi nüüd mingit, ma ütlen nii ilmselge küsimus. Okei, ma mõtlesin, et sul on head vastused nendele. Ma olen kuulnud mõnda väga head vastust nendele. Aga olgu peale. Igaks see tablusikin. Sulle peale. Mul sest eelmine podcast läks nässu ja siis mul veits võib-olla ärevus. Nii, mis sa arvad hormoniaalsetest rasestumisvastastest vahenditest? Next question. No mis ma nendest arvan? Oota. Ma olen nagu täiesti ükskõik. Okay. Nagu mitte mingit vastust, et kui ma küsin kõrgele mina, et mis ma arvan hormonaalsetest rasestumisvastastest vahenditest, ja siis mul on täiesti blank. Okay. Nagu täiesti arvamus puudub. Nagu täiesti arvamus puudub. Väga äge. Siis, ja siuke neutraalsus, et maailmas eksisteerib kõik ja kõige jaoks on oma tarbijaskond. Ja nagu need, kes seda tarbivad, nende raamatus, nagu nende maailmas on see nagu hea. Ja siis on mõned, kes neid ei tarbi ja nende raamatus, nende maailmas on teistsugused viisid, kuidas rasedusest vabaneda. Ja siis nagu kõik on õige. Rasedusest vabaneda nagu see üks. Ai, mõtlesin vahest siis rasedusest hoiduda siis on ju. Ja, just. Et mitte ükski asi ei ole hea ega halb. Iga asi on hea ja halb korraga. Ehk et ma ei saa nagu, minus ei ole seda kohta, et ma ütleksin, et need hormonaalvahendid on halvad. Nad ei ole halvad. Nad on halvad nende jaoks, kes on selle sildi külge pannud, et nad on halvad. Iga ühe jaoks on oma tõde. Mõt jah, mul on nagu täiesti neutraalsus nendega seoses. Mida, et mina ei kasuta, aga see ei tähenda, et inimest ei võiks kasutada. Hästi, ma teen järgmise. Mimuke küsib, et kuidas oma praeguse elukaaslasega tutvusite? Ma tahtsin mingit nalja siin teha, aga käime aga ja. Natuke piinlik ka või? Ei, sest ainult mina teab, millele ma mõtlesin. Tõsi. Okay. Võib-olla mul veab praegu, et ma ei saa üldse puid alla. Igal me tutvusime
minu praeguse elukaaslasega ühel koolitusel, seminaril, kus me mõlemad esinesime. Tema oli esimene esineja. Oota, kindel, et sa tahad seda kommi närida? See mikrofoni peal nii hästi. Ja, ehk siis ühel nagu seminaril tutvusime. Martin oli esimene esineja, mina olin pärast teda. Ja siis oli veel seal erinevad esinejaid ja siis lõunapausi ajal ta tuli minuga rääkima. Ja siis pärast kirjutas mulle Instagrami oma stamplause, mida ta kõikidele naistele kirjutab. Ma ei hakka seda tsiteerima, sest äkki nii mõnigi kuulaja on seda saanud, sest ta ei tea, vaata, et see on tema stamplause. Ja, aga okei, ma saan aru, et sa ei taha seda öelda, aga kui sa ütleksid, siis mis see oleks? Come on, ma tean, mis see on. Anyway, igal juhul seal tutvusime. Sellel seminaril me tutvusime, seal me hakkasime rääkima ja siis mingi teitisime veits ja siis mingi 3 nädalat või 6 aega hiljem täpselt. 6. detsembril me tutvusime ja 4. jaanuaril, ehk siis kind of 6 aega hiljem lendasime koos Sansibarile. Ja võib-olla siin täpsustuseks ka, et see ei olnud niimoodi, et tutvusime ja nüüd läheme kõik. Tegelikult meil mõlemal oli see plaan olemas, et midagi sihukest võiks teha ja siis äkki meil tekkis sihuke puutepunkt, et kuule, aga siis teeme koos. Kuna mina ei julgenud üksinda Aafrikasse minna, sest ma olen lihtsalt nii ilus. Okei, nali. Ma lihtsalt ei julgenud nagu see ilus, see on nalja osa, aga ma ei julgenud nagu valge noore naisena, ma ei julgenud üksinda mingiks 8 nädalaks Aafrikasse minna. Ja siis kuna ma teadsin, et sul igal juhul on sul plaanis ka jaanuaris välismaal olla ja kuna meie esialgsed sihtkohad ei töötanud, ei lennanud, siis Paris ei saanud, jah. Pali oli lukus, siis ma ütlesin, et davai, kuule, tee oma winter office Sansibaril ja siis ole mu bodyguard seal. Ja siis see bodyguard, need jumala ettevaatlik on vaja ihukaitsetega olla voodisse ronivad. Me alguses ainult musitsime. Okei. Et igal juhul, jah. Okay. Kas me tahame seda kuidagi laiendada? On siin midagi huvitavat? Mis osa sellest? Ilmselt seal on, me mõlemad mingi põlastame lihtsalt. Okei, paarisuhte juttudega te saate pöörduda pärast seksi jutud. On selline teadliku paarisuhte podcast, mida me Martiniga koos teeme, kus me räägime erinevatel teadliku paarisuhte teemadel. Aga Dali podcast on mingitel muudel teemadel. Kuigi teadlik paarisuhe on väga Dali podcasti teemaga. Kas sa oled lapsest saati tundnud end teistsugusena, kaldkriips tahtnud käituda omamoodi kahelnud normaalsuses? Ma ei arva, et ma olen teistmoodi isegi praegult mitte. Nagu, et ma ei arva, sest see, kui ma arvaks, et esiteks ma arvan, et kõik me oleme omamoodi ja see, kui ma arvan, et mina olen omamoodi, ei tähenda, et ma olen teistmoodi. Ehk, et ma tajun selle taga, et kui ma arvaksin, et ma olen teistmoodi, siis see on justkui nagu vastandumine teistele. Aga ma ei arva, et ma olen teistsugune, ma arvan, et ma olen omamoodi. Kus mul resoneerub, ütleme, kus ma saan natuke selle küsimuse energiaga nagu ühendust rohkem, on see, et mul on olnud pigem keeruline sobituda gruppidesse. Või nagu mul on olnud nagu pigem, kuidas ma sõnastan, mul on olnud pigem, et mul on olnud keeruline sobituda massi. See on olnud lapsest saati, lasteaiast saati on see olnud. Et mul on olnud keeruline sobituda nagu massi, sest minus on nii naturaalsel kujul vist selline nagu juhtimisosa sees või nagu siuke mingi ees olemise osa sees, et ma olin nagu juba lasteaiast saadik, ma olen olnud pigem nagu mingi grupijuht või mingi esineja või nagu laval või mikrofoniga või eestvedaja või organiseerija või vastutaja või liider või mis iganes rollides, siis on olnud need sõnad. Aga nendes rollides olemine
ei ole mul lasknud olla nagu grupi osa, vaata. Et kui ma olen grupi juht, siis ma ei ole grupp. Ja see on küll olnud väljakutse mul, et mul on, et ma olen igatsenud kuuluda gruppi, aga naturaalselt ma pidevalt leian ennast nagu grupi ees olevat või nagu eristuvad selles mõttes nagu sellest massist. Ja siis see on loonud sellist nagu, see on loonud väga palju üksindust, see on loonud väga palju eraldatust, aga mitte nagu seda kohta, et ma olen erinev või ma olen eriline, vaid pigem lihtsalt seda, et jah, et ma nagu ei kuulu gruppi, aga ma ei ole grupist nagu outsider, vaid ma olen pigem grupi juhina tavaliselt ennast leidnud. Kas sa mõnikord oled kogenud ka, et see, et kuidas sina oled, on kuidagi nagu vale? Oled sa kogenud midagi sükest? Mul meenub 4. klass, kus oli mingi kooliüritus oli. Ja terve see üritus, mingi õhtune üritus, kõik lapsevanemad, kõik asjad olid kohal, on ju mingi kevadkontsert või midagi sugust. Ja terve see üritus algas minu luuletusega. Aga ma jäin bussist maha. Ma elasin Säreveres ja kool oli Türil 3 kilomeetrit sõita. Ja ma jäin eelmisest bussist maha, ma pidin järgmise bussiga tulema, mis tähendas seda, et ma jõudsin koolimaja, kell 6 algas üritus, ma jõudsin kooli umbes 6:05. Ja siis kui õpetaja veel, siis õpetajad olid kõik vihased, on ju, siis kõik ootasid, terve üritus ootas minu järgi ja kui nad siis veel nägid mind, mul oli pea oli lillaks värvitud, siuke tume lilla, mitte siuke kärtslilla, aga siuke nagu tume lilla oli mu pea. Siis ma olin endale teinud nagu siia 2 krunni, niimoodi, et mul oli nagu 2 siukest krunni, on ju, ja siis mul olid rohelised küüned. Ja siis kui ma sinna lavale läksin ja siis, ja siis oli küll nagu niimoodi, et siis ma tundsin, et mind nagu ei võetud vastu. Et ma olin nagu liiga väljaspool standardeid välimusega ja kõik see nagu. Aga ma olen kogenud läbi oma erinevate partnerite seda, et mind on liiga palju, et ma olen liiga jõuline, ma olen liiga domineeriv, et ma olen liiga jutukas, et ma olen liiga energiline. Et mind piltlikult öeldes on nagu, et mind on liiga palju. Et seda ma olen läbi kogu oma suhete ajaloo kogenud nagu pidevalt. Aga ja siis läbi selle võib-olla on tulnud seda kogemust, et ma olen nagu vale. Et see, et mind on liiga palju, et see on justkui vale. Mis see soovitusi annaks inimestele, kes tunneb ka ennast samamoodi? Et ta on justkui vale või midagi või? Jah. Et meeles pidada seda, et niimoodi nagu paarisuhetes, nii on igas asjas, et umbes 10% on reaalselt siis minuga seotud või siis sinuga ja ülejäänud 90% on selle inimese enda teemad, kes seda etteheidet teeb. Ehk et suure tõenäosusega, et kui keegi ütleb sulle, et sa oled vale või et sa teed midagi valesti või et see, kuidas sa oled või milline sa oled, et see on vale, siis seal tõenäoliselt on ainult 10% päriselt sinuga seotud. 90% on selle inimese enda teemad. Tema enda valukohad, tema enda asjad, mida ta ei luba endale, tema enda kogemused, tema enda mingisugused äkki on talle seda kogu aeg korrutatud, et tema on vale ja siis ta hakkab sulle seda peale projitseerima. Ehk et kui ma olen, et see oleks vist praegu minu nõuanne, et mitte võtta liiga isiklikult neid süüdistusi, mis sinu suunas tulevad. Siis tõenäoliselt kõik need süüdistused on enamjaolt seotud inimese endaga, mitte sinuga. Väga powerful. Vaatan, kas meil on veel mingi küsimused siin. Sa võid neid enda küsimusi ka küsida. Sa olid nii excited nendes küsimustes. Ma vaatasin, et need ei sobi siia. Seega ma ei küsi neid siin. Saame võib-olla pärast seksi jutudes rakendada rohkem. Aga näiteks üks küsimus, mis mind ennast huvitab, mida ma tegelikult vastust ei teagi,
Aga räägi mulle üks lugu, mis pani sind uhkust tundma enda üle. Ehk siis, et kuidagi midagi sa kas äkki lahendasid midagi enda jaoks või sa astusid enda nii-öelda mugavustsoonidest välja. Aga sa oled hästi tänulik, et sa seda tegid ja see paneb nagu iseenda üle sul nagu uhkust tundma. Üks asi, mis mul kohe meenus, kus ma enda üle hullult uhkust tundsin, oli see, ma tegin eelmise aasta detsembris, tegin selle tasuta õnnekoolituse tervele Eestile. Ja hullult äge oli näha neid numbreid, et ma panin 0 eurot digiturundusse ja selle Facebooki evendi orgaaniline reach ehk siis orgaaniline nagu ulatus on ju, oli üle 80 000 inimese. Nagu orgaaniline, muidu on need, et sa paned sinna mingi 100 eurot alla ja siis ta hakkab levima. Kui ma ei pannud sellele, ma tegin sinna ürituse ja ma ei pannud mitte ühtegi eurot sinna alla. Ja see orgaaniline reach oli nagu üle 80 000. Ja siis ma olin küll nagu uhke endale nagu patsutasin nõllale, et nagu päris äge. Et nagu ma siuke, et nagu, et digiturunduse inimesed nagu need on nagu mingid unelmad eesmärgid on ju. Et siis ma olin nagu uhke üle. Aga see oli nagu pigem siuke nagu numbriline äge see. Ja muidugi, kui numbrilised mingisugused mingid rahalised eesmärgid, kui on täitunud, siis ma ka olen tundnud nagu uhkust endale. Aga ma tegelikult tunnen enda ma näiteks tundsin viimati sugust kõike hõlmavat uhkuse tunnet, aga tead, ma ei saa öelda, et see on nagu uhkuse tunne, sest see tegelikult oli selline mega alandlik tunne. Ta oli nagu segu uhkuse tundest ja üksteist armastavast alandlikkusest ja hästi suurest tänulikkusest ja tänutundest. Siis kui ma nüüd lõpetasin oma teise Sansepari retriidi ja kuulata, kuidas need inimesed on nagu nädala ajaga saanud nagu nii suuri taipamisi ja avanemisi ja kuidas nende tassid on täis ja kuidas nad on nii palju aru saanud ja kui tänulikud nad on ja kui palju neil on nagu kui palju või iga jumala kord, kui keegi mulle kirjutab mis iganes meediumi abil siis või läbi mis iganes meediumi kirjutab mulle või saadab häälsõnumi või saadab isegi videosõnumeid kuidas inimesed jagavad, kuidas nagu Tali podcast on neid välja toonud nende elu kõige raskematest hetkedest või kuidas minu mingisugused inspiratsioonivideod on olnud nagu tõukeks suurtele muutustele või kuidas inimesed on, ma ei tea, tulnud välja või just vältinud tugevasse depressiooni minekut tänu õnnelikkuse väljakutsele või kuidas inimesed on saanud täiesti uue pöörde ja hingamise oma elus tänu järgmiste taseme mina kursusele. Nii et kui ma saan nagu mingid sellised tagasisidet, kuidas inimesed väljendavad mulle, kui palju minu mingid sõnad või laused või kirjutatud asjad on neile nagu neid aidanud, siis see ei ole otseselt see, et ma olen nagu uhke enda üle, et see ei ole see ei ole nagu egopaituse uhkus tähendab puhkus, see ei ole nagu egopaituse uhkus, vaid see on selline nagu jumalik uhkuse tunne iseenda suunas, et ma olen kuulanud seda juhatust ja nagu alandlikult kuidagi nagu teen seda, mida mul on tänaseks juba nagu võimatu mitte teha. Ehk et see uhkuse tunne on nagu iseenda suunas, et ma olen kuulanud oma juhatust. Ma ei tea, kas see mõte nagu tuleb läbi või? Et sa oled uhke selle üle, et sa oled iseendale tõeks jäänud. Kas ma saan õigesti aru? Jah, et ta ei ole nagu egopõhine uhkuse tunne enda üle, et küll ma olen uhke, et ma teen nii vinget asja, ma ei tea, Instas, mis sai just 3000 laiki või followeri täis ja värk, Need on väiksed edu elamused, mida ma ka sinuga vaata jagan, aga see süge sügav uhkuse tunne tuleb nagu hinge tasandil olen enda üle uhke. Et ma nagu olen järginud juhatust, mis on toonud mind täna siia ja ma olen teinud samme tänu millele ma saan, ma ei tea, terve esmaspäevase päeva pojaga veeta ja teisipäeval 3 tundi tööd teha ja et ma olen loonud endale sellise
elustiili ja tegelikult see on see jälle, see ei ole jälle see, et ma olen loonud endale elustiili, mis annab mulle nii palju vabadust, vaid ma olen tegelikult kogu aeg manifesteerinud endale, et ma olen manifesteerinud endale kogu aeg niimoodi, et ma palun rahalist küllust, et ma saaksin nagu, et ma saaks kogu selle raha tema kõrvale panna ja et raha toetaks minu Dali tegemisi. Et ma ei vaja raha või mingit finantsilist asja või materiaalset asja selleks, et upitada oma ego, vaid ma vajan seda finantsilist küllust või toetatust ja niisugust nagu vabadust selleks, et ma saaks veel jõulisemalt ainult Dali asju teha. Et ma ei peaks tegema oma Dali asju raha pärast. Et ma ei peaks muretsema raha pärast, sest kui ma muretsen raha pärast, siis ma ei lõdvestu ja siis ei sünni minu videoid, siis ei sünni minu uusi kursuseid, minu postitusi, mitte midagi. Kui ma saan kogu selle raha tema kõrvale panna, ehk siis kui ma olen nagu finantsiliselt toetatud universumi poolt piisavalt, siis ma saan lõdvestuda ja seda rohkem ma saan olla nagu teenida maailma läbi selle, mis läbi minu tahab maailmale tulla. Ja selle üle oleme uhke, et ma olen ära märganud need sammud, mida ma pean tegema, et ma olen ära märganud need juhatused, et ma olen ära märganud need lahti rullumise nüansid, kust ma pean natuke keerama vasakule, natuke paremale, kus ma pean ühe ukse avama, kus ma pean mingi ukse sulgema. Et ma olen nagu, ma olen uhke enda üle, et ma olen eriti viimast 2 aastat hoidnud kompassiks omaenda sisetunnet, mitte mõistust. Väga võimalus. Sul oli nüüd saade ka Anu Saagimiga, et sa teed saadet koos Anu Saagimine. No ma olen teinud paar nagu ühe episoodi ja nüüd tuleb 3 veel. Ongi nagu mida hekki on ju kõigepealt, et üks tüdruk Säreverest hakkab Saagimiga saadet tegema, aga kuidas sa vastaks selle küsimusele, et kuidas seda teha just läbi selle, et kui keegi teine ka kujutaks ette, et ma tahaks ka midagi sarnast tulevikus teha ja siis kuidas jõuda sinnamaani? Kuidas sina jõudsid sinnamaani, et sa teed Anu Saagimiga saadet? Niimoodi nagu mul on siin üks lause selle minu selle tahvli peal siin. Ma ei saa näidata selle juhtmed küljes. Valgusjuhtmed on küljes. Mul on üks lause seal tahvli peal. Otsusta ära, nagu make a decision and then focus on the direction of the decision. Ehk et eesti keelde siis tõlgituna, et tee otsus ja siis lihtsalt nagu hoia seda fookust selle otsuse suunas. Ja manifesteerimise esimene samm ongi otsusta, et sa tahad. Teine samm, sõnasta, mida sa tahad. Ja 3. samm, et hoia sellele oma tähelepanu. Ja siis tulevad veel 4., 5. ja 6., 7. sammud ka. Aga kõik algab sellest, et ma tean, mida ma tahan. Vahepeal meil on vaja kontrasti. Selleks, et teada, mida ma tahan, on mul väga palju olnud vaja kogeda neid asju, mida ma ei taha. Ja mida rohkem ma kogen seda, mida ma ei taha, seda rohkem tekib kontrast ja teadmine ja selgus sellest, mida ma tahan. Ja läbi selle selguse ja nende kontrastide kogemise tekib see, mida ma siis tahan. Ja siis, kui ma olen ära otsustanud, et ma tahan seda, siis ma saan lihtsalt hoida seda visiooni sellest, mida ma tahan ja lihtsalt hoida visiooni sellest, mida ma tahan ja märgata kogu aeg oma tunnet ja läbi hea tunde asju teha, sest see tunne on täiega kompass. Ja teha asju, mis tekitavad hea tunde ja hoida seda visiooni sellest, kuhu ma tahan jõuda. Ehk et nagu üks põhjus, miks ma olen saanud Anuga koostööd teha, on tänu sellele, et ma olen teinud Alkeemia podcasti. Üks põhjus, miks ma olen saanud Alkeemia podcastiga koostööd teha, on tänu sellele, et mul oli tolleks hetkeks umbes aasta aega kogemus Dali podcasti tegemisega. Ja kui ma hakkasin Dali podcasti tegema, see oli reaalselt niimoodi, et ma kolmapäevasel päeval
sain nii tugeva sõnumi oma kõrgelt minalt, hakkad tegema podcasti ja reaalselt reedel oli esimese episoodi salvestus. Nagu ma ei oodanud üldse, ma ei mõelnud pool aastat enne, kui ma hakkan tegema. Ma sain tugeva ja konkreetse sõnumi, hakka tegema. Mul oli null aimu, miks ma pean hakkama tegema podcasti. Sest neid oli minu meelest Eesti turul nagu küllastuseni. Ma sain sõnumi, ma usaldan oma kõrgemat mina, ma ei kahtle temas enam. Ja see tunne oli mega hea. Järelikult ainuke asi, mida ma sain teha, oli järgneda sellele. Aga selleks hetkeks sa olid juba või nagu selle pildi saanud selgeks endale, et kuhu suunas sa liikuma tahad hakata? Ma teadsin, selleks hetkeks ma olin umbes pool aastat teinud videoid. Selleks hetkeks ma olin umbes pool aastat Dali nime all tegutsenud ja pigem Dali energias avalikult tegutsenud. Ehk siis, et selle aja jooksul mul ei olnud võib-olla, ma ei ole kunagi manifesteerinud seda, et ma Anuga tahan koos saadet teha. Ma tean seda, et ma tahan, et minu töö oleks kaamera ees, videotena, kursustena, laval, konverentsidel, ajakirjades, mis iganes, et ma saaks võimalikult erinevate meediumite kaudu oma energiat inimestega jagada, oma sõnumit inimestega jagada. Teletöö on täiega, millest ma unistan, raadiosaated on täiega, millest ma unistan, on ju. Et ma ei mäleta täpselt, kas ma olin seda selleks hetkeks nagu nii tugevalt sõnastanud. Ma teadsin seda, et kui kaamera läheb tööle, siis ma olen nagu kalavees. Ma teadsin, et ma olin selleks hetkeks juba pool aastat vähemalt seda kogenud, et nii kui ma panen selle kaamera tööle, siis ma olen kohe kanalis. Ja see tunne on nii mega hea olnud. Et ja tegelikult kogu minu eelnev elu on olnud ettevalmistus rääkimiseks, sest et ma lihtsalt nagu, ma ei tea, pilti külles 10 000 tundi kogu aeg laval olnud. Et ma tean nagu seda suunda, suunda olen teadnud, ehk siis jah, mu sõnum on otsusta, mida sa tahad ja siis hoia tähelepanu sellel ja järgi oma tunnet. Väga võimas. Ma arvan, et see ongi päris hea nagu lõpu statement siia, et saame hakata kokku pakkima seda saadet. Tšau. Tšau. Okei, lõpetame rahulikumalt. Vaata just enne rääksin, et ei naera kindlasti, et meil peab mis tõsine saada, et ei naera. Ja siis see heli hakkab võib-olla üle peksma, aga te kannatate võib-olla ära. Aitäh sulle, Dali, et sa külastasid seda saadet. Ma väga hindan kaaperdad mu saate praegu. Et sa panustad Dali podcasti arengusse. Et väga palju väärtust lõid meil siia ja üldse suur kingitus maailmale ja suur kingitus, et sa tulid meile siia saatesse. Aitäh, et kutsusite, oli au olla siin saates. Sina ise kutsusid ennast. Aitäh mulle, et ma ennast kutsusin ise saatesse. Tore, et sa mind intervjueerisid. Ma arvan, et ma ei oleks saanud paremat inimest enda intervjueerijaks. Ma tean. Anyway, kui sulle see saade meeldis, jaga seda saadet, saada tagasisidet, et kuidas sulle, ma hea meelega kuulaksin ja loeksin, kuidas sulle see saade tundus, kuidas sulle meeldis, mis sind puudutas, mida sa kaasa võtsid ja mis sulle eriliselt kõlama jäi. Kirjuta YouTube'i kommentaare, kirjuta Facebooki, Instagrami, SoundCloudi, kirjuta kommentaare, jaga seda saadet, tagi mind, tagi Martinit, tagi Dali podcasti, et me oleksime ka kursis ja näeksime, saaksime samamoodi edasi tagida seda, et ka teised seda kuulaksid ja hea sõna leviks. Aitäh sulle ja kohtume juba järgmisel korral. Tšau.